videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin, kus me oleme reipalt, rõõmsalt ja olge tuhandest tänatud kõik toetajad, kes te olete pannud oma õlad alla ja kelle õlgade toel Nõmme raadio püsib ja läheb edasi. Ja ühes Nõmme raadioga läheb edasi ka meie püha sõda. Täna, nagu me kõik võime aimata, on stuudios ei keegi muu kui Gert Lapimaa juba 3. korda järjest. Muide, mõned ebamäärased küsimused on talle tulnud, aga sellest räägib ta kohe ise. Gert, mis teema tuleb? Tervist, vaatajad, kuulajad! Täna räägime siis, mis on viimasel ajal toimunud, natukene valdadest, mis seal on tehtud lühidalt, ja siis räägiks kaasamisest, räägiks natukene, mida meil on Terviseamet vastanud siin MTÜ-le, ja räägiks natukene avalikest allikatest ja siis räägiks võib-olla Terviseameti sellistest seisukohtadest, mis on siis välja kujunenud ja kus on tekkinud omamoodi küsimusi. Aga jah, võtame otsast, et pühapäeval siis toimus Märjamaal rahvakoosolek. Koosolek oli võimas. Rahvast kuulsin, et oli palju olnud. Oli küsimusi, oli vastuseid, esinejad olid tasemel, nii nagu alati. Üks esinejatest, väga tugev esineja minu silmis on Kalju Tamme, kes on siis füüsik ja tema on siis üks, kes meil räägib infraheli teemadest kui läbi füüsika prisma siis ja vägagi veenev ja tõsine etteaste oli tema poolt. Kohal oli ka sellel koosolekul siis valla esindaja, kellel oli siis sõnum inimestele, et ärge kirjutage valda, kui te ei oska argumenteerida, pelgalt kiri, et teile ei meeldi, et tuugenitööstus teie koduvalda, teie metsadesse loodust reostama tuleb, et sellest ei piisa pelgalt, et see ei meeldi, et seda peab oskama siis põhjendada. Ja võib-olla kui kuulajad, vaatajad mäletavad või on teadlikud, siis osad kohalikud omavalitsused on pannud välja sellise idee, et nendel rahvakoosolekutel või siis ütleme nendel avalikel väljapanekutel, mis on seadusega nagu reguleeritud, kõigi nende planeeringute osas, et sinna ei tohiks siis lubada mitte kohalikke inimesi. Mõte on ilmselgelt selles, et kohalik inimene, kes ei ole selle teemaga kursis, kellel ei ole lihtsalt aega ennast kurssi nende asjadega põhjalikult viia, ei oska ka esitada küsimusi. Mis tähendab seda, et siis on ju oluliselt lihtsam neid teemasid läbi suruda. Ehk et ma ei taha nüüd midagi halvasti öelda, aga kui sa oled inimene, kellel ei ole teadmisi natukene rumal selle koha pealt, heas mõttes, siis käib linnukene kirja ja koosolek on tehtud ja te olete teavitatud ja rong läheb edasi. Aga häda siis, kui tulevad nii-öelda kuskilt mujalt valdadest teadlikud inimesed kohale ja hakkavad küsima selliseid küsimusi, mis tekitavad ebamugavust ja milledele ei osata vastata, siis läheb, eks ole, siis tekib probleem. Asi ei suju nii kergelt. Jah. Võt siin on, see on mitme otsaga asi loomulikult, nii nagu kõik sasipuntrad on. Üks asi on külalisesinejad, kes üllatavad nii valda kui kohale tulnud publikut, et mis ta siis nüüd esitab või niimoodi. Ma võtan kõige julmemal kombel muidugi selle järgi, mis kogemus on mul endal bändidega esinemas käimisest, kui enne kontserdi algus küsitakse, et aga kas sa seda numbrit ka täna teed? Mul naine just selle pärast tuligi. Vaat see on üks oht. Teine asi on Herr Tamme, füüsik, kõik korras, aga kui ma lugesin tema esimest artiklit, millega ta välja tuli, siis ma järeldasin, et ta käsitleb vaid mõõtmismetoodikaid ja võimalust, et see teine, kolmas asi mõjub tervisele. Aga edasi, kas ta
nüüd sukeldub juba terviseteemadesse, nagu näiteks minister Joller, kes paneb kõiki asju paika siitmaalt siiamaani, minul on õigus või mis toimub. See on nüüd teine moment ja eks neid niisugusi killukesi tuleb ju veel. Jah, et kas nüüd see tulles esimese juurde, et kas see esineja nüüd teeb seda tükki, mida nüüd mina soovin või? Just nimelt, kas ta räägib seda juttu, mis mulle meeldib ja kas ma saan seda nüüd ise kuulata? Naabrimees rääkis küll ja teine ka ja... Võtame seda võib-olla asja niimoodi, mis puudutab energeetikat, mis puudutab seda infraheli, mis puudutab tervise asju, siis energeetika, infraheli teemad on sellised, mida saab lugeda teaduskirjandusest, värskemast teaduskirjandusest. Infraheli puudutavad teadustööd, mis puudutavad omakorda tervist, on üsna värsked. Eriti just need viimasel ajal ilmunud tööd, mis puudutavad seda kuulmeorganit justkui, mida meil täna teadvustatakse, et kui sa ei kuule, siis pole probleemi. Aga tegelik olukord on hoopis see, et inimese keha reageerib ilma, et kuuldeorgan oleks rakendunud. Nii-öelda aju teatud piirkonnad lähevad tööle, mis omakorda käivitavad siin mingisugused närvisüsteemi asjad, ärge küsige, mis see täpselt tähendab, ma ei ole sellega ka lõpuni nii-öelda selge, sest et nende tööde terminoloogia läheb väga meditsiiniliseks ja selleks on vaja ikkagi natukene rohkem studeerida nende terminite asja. See on nagu esimese asja kohta, et inimesed tuginevad kas siis ametlikest allikatest võetud andmetele ja nad laulavad põhimõtteliselt seda laulu, mida meil on ametlikult välja pandud, mis on võimalik kätte saada ja lugeda. Nüüd teine osa, mis puudutas siis Kalju Tammet, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis oli see, et Kalju Tamme esimene artikkel, kui te sellele viitasite, siis tema ärkamise aeg on ju olnud ka alles mõned kuud, et jõuda selle teemaga nii-öelda täiesti ree peale, võtab ikka jupp jagu aega, samal ajal kui sa pead ise tööl käima, tööd tegema, siis selle kõrvalt õppimine, see on tõsine tegevus. Ja samamoodi Kalju Tamme tugineb ju teadusartiklitel, mis on avaldatud, mis on eelretsenseeritud ajakirjadest ja ta viitab läbi nende artiklitega nendele võimalikele tervisehädadele, mis on inimestel aset leidnud. Loomulikult mõõtemetoodika on A ja O siin. Kui me ei ole võimelised tegema korrektseid mõõtmisi selles korrektses vahemikus, kasutades, ütleme nii-öelda, kuidas seda öeldagi, täna kehtivate seaduste järgi, standardite järgi ei ole võimalik mõõta impulssmüra. See pole tehniliselt lihtsalt võimalik. Vabandust, seaduste järgi pole võimalik. Ei ole. Tähendab, kas seda võib mõista nii, et seadusega võib karistada, kui sa seda mõõdad? Seaduse järgi võib öelda, et me ei arvesta seda tulemust, sest et see ei ole niimoodi reglementeeritud. Jaha, väga hea seadus. See on see karistus, sest et tähendab, et kui teie ei tee seda nii-öelda vastavalt näiteks, mis on see infraheli mõõtmine ISO 7196, mis siis reglementeerib selle G-korrigeeritud helirõhu taseme juures selle mõõtmise, siis justkui see, eks ole, see tegevus justkui ei kehti, aga mis on siin vaja nagu mõista, et kui nüüd minna nagu edasi vaadata, mida see G-korrektsioon siis tähendab. See tähendab seda, et kui me vaatame neid sageduskõverat, mida siis see filter nii-öelda võimaldab siis üles korjata või siis nagu kuvada selle tulemusena, siis selgub jällegi, et kõik, mis jääb alla 10 hertsi, vaibub ära või seda ei ole jällegi võimalik üles korjata. Ehk et kui me tegelikult isegi täna, kui ütleme ka Terviseamet võtaks täna kasutusele selle standardi ISO 7196, mis siis on see, mida ma just enne ka mainisin, see G-korrektsiooni, siis sellega ei ole võimalik ka infraheli mõõta. Ütleme kõik, mis jääb alla 10 hertsi, selle konkreetse nii-öelda selle filtri järgi, ta lihtsalt lõikab ära. Ja need sagedused, neid ei ole võimalik salvestada. Siit tulebki see tehniline aspekt, et tehniliselt seadusandluse järgi ei ole võimalik mõõta müra, mis jääb
mis jääb alla 10 hertsi ja veel lisaks impulsmüra. Impulsmürale me rääkisime kas eelmine või üle-eelmine saade, et kui me kasutame nii-öelda ekvivalentseid helirõhu tasemeid, siis me lihtsalt silume need impulsid ära, saame ühtlase mingisuguse, kas siis 10 minuti sammu selle mõõtesammu peale või 1 minuti mõõtesammu või siis 10 sekundise mõõtesammu peale ühtlase tulemuse, kus jagatakse see helienergia ühtlaselt ära ja kuvatakse sulle selline keskmine tulemus. Ja sellega jällegi tehniliselt ei ole võimalik impulsmüra mõõta. Miks me räägime impulsmürast? Kordame võib-olla siin üle, siis tuugenite puhul teebki selle müra just eriliseks ja spetsiifiliseks tema selline eriline isoloom. Seda mitte ükski teine mehaaniline seade ei ole võimeline sellisel kujul tegema, nii nagu seda teeb tuugen, kes annab selliseid konkreetseid sagedus, niisugused helirõhu siis lööke. Ja need löögid, nii nagu sai ka siin ühes saates mainitud, on inimese taluvuspiir nende löökide suhtes on oluliselt madalamal, kui me räägime lihtsalt mingisugusest tonaalsest helist, kus on lihtsalt mingi ühtlane ümin taustaks, eks ole. Ja see on jällegi sai mainitud ühes eelmises saates, et see impulsmüra, sellised taluvuspiirid inimese jaoks on juba kindlaks tehtud 87. aastal. Et siin ma kordan küll ennast, aga see on asi, mida tuleb korrutada, tuleb rääkida, et see impulsmüra häirivus kui selline on juba tegelikult teada väga ammu. Ja täna, eks ole, meil ametkonnad lähtuvad siis seadusandlusest, mis on paika pandud 2002. aastal on paika pandud meil nii-öelda need müranormid ja seadusandlus. Ehk et see on 23 aastat tagasi, kui meil ei olnud Eestis veel minu teada ühtegi tuugenit. Ja täna siis kehtestatakse või lähtutakse siis nendest reeglitest, mis siis on paika pandud 2002. aastal siis kas mingi sotsiaalministri määrusega või midagi sellist. Ehk et siin ei saagi olla mismoodi me siis lähtume, kuidas me mõõdame neid asju või kuidas me saame öelda, et üks või teine on halb, kui meil ei ole isegi tegelikult ju seadusandlus sellist, millega oleks võimalik edasi minna. Ja tulles jällegi tagasi nüüd, et kuidas nüüd siis see inimeste mõjutamine on, et üks ütleb, et võt siin teadusuuring ütleb, et teadusuuring avastas, et ei ole mitte mingit probleemi. Aga teine teadusuuring ütleb, et seal äkki on probleem. Ehk et kuidas nagu sellisele olukorrale siis läheneda? Täna Eestis on mitmes vallas on tekkinud probleemid inimestel pärast tuugenijaama käivitamist. Kas need probleemid on see nüüd mingisugune hüpohondria nendel inimestel tekkinud, on see mingisugune, nii nagu nimetatakse, siis notseeboefekt. Notseeboefekt, kui kuulajad ei tea, mida tähendab seda, et kui inimene mõtleb ise endal probleemi välja, ta mõtleb välja, et võt mulle see tuugen ei meeldi, järelikult mul on paha olla selle tuugeni pärast. See on siis see nii-öelda see psühholoogiline efekt, mida siis nendele inimestele süüks pannakse, kes täna saardes on kaebused esitanud ja jätkuvalt on probleemid seal. Et Terviseamet on tänaseks hetkeks minule teadaolevalt käed üles tõstnud. Sest et on tekkinud olukord, kus inimene on küsinud nõu, et saardekandis siis, mida ma siis tegema pean. Kui mul on jätkuvalt terviseprobleemid, Terviseamet ütleb, et pöörduge arendaja poole. Arendaja vastab selle peale, et nemad ei tegele terviseprobleemidega, sellega tegeleb Terviseamet. Ehk et on tekkinud selline olukord, kus tänasel hetkel inimesed Eestis tegelikult tuugeniparkide lähedal kannatavatele tervisehädadele abi ei saa, ametkondadest küll mitte. Siin ma võtaksin kaks lihtsat näidet. Üks, pringel, siukene kalakene, olen temast rääkinud kohe korduvalt, kelle kuulmislävi pidavat olema üleval 160 000 hertsi. Inimese oma lõpeb kuskil 20 000-ga. Tähendab, siin on meeletu vahemik, aga meie seadus ütleb, et ta ei kuule seal mitte midagi. Ja see, et ta võib 160 000 välja kuulda, seda seaduses ei ole, tähendab ei ole ja parem kui seda kala ka ei ole. Ja teine asi on muidugi, mis sa rääkisid siin paukudest, sõna otseses mõttes, impulsmüra, ladaki ja vaikus, ladaki ja vaikus. Ja kui jäädvustada ainult vaikus, mul on isiklik kogemus, kunagi ammu oli mul õnn ja rõõm,
peaaegu ära surra, sellepärast et süda ütles, et aitab. No umbes niimoodi. Ja eks siis sai käidud kontrollis ka pärast seda, kui sündmus oli möödas pool aastat hiljem, aasta hiljem ja tunnen korraga, oi kehva, oi lõdvalt lööb, oi kuidagi rütmvärk. Tehti kardiogramm, mitte midagi ei ole. Ja siis näitasin seda kardiogrammi doktor Luhale, kes praegu peaks olema, ta vast on must suti vanem, aga Austrias kõrgel positsioonil meedik. Ma täpselt ei mäleta. Ja tema vaatas ja ütles, näed, siin hakkas tulema, aga siin ta võttis selle klapi küljest ära ja ei näita. Näed, siin hakkas jälle tulema. See tähendab, et kui me eksponeerime publikule vaikuse hetki, siis ei olegi ju müra, rääkimata impulssmürast. Ja siin meenub muidugi üks vana näitemäng, mis telekas ka sai ära vaadatud. Doktor Murke kogub vaikust. Igasugused vaikushetked kontsertsaalides ja no ei ole müra, ei ole muusikat. Küll on ilus. Nii et ongi kahtlane moment selles, et ühe jaoks on üks hetk, teise jaoks on teine ja kui me summeerime vaikushetked, siis me saame ju, et sinu nimetatud tuugen toodab vaikust. Ja täpselt nii ongi, et arendajate pool on see pool, kes presenteerib vaikust, aga keegi tark mees või oli vist tark mees, kes niimoodi ütles, et tõe kriteerium on praktika. Ja. Et siin ongi see häda, et see teadus, mida siis see vastutöötav pool nüüd siis nii-öelda siis välja toob, see paraku läheb kokku selle praktikaga. Et siin ongi need asjad, et need sümptomid, mida on kirjeldatud nendes teadustöödes, on sellised nii nagu need inimesed täna kogevad, nii Saardes kui ka Tootsi kandis. Ja sellest, seda üritatakse siis nagu just nimelt pisendada läbi selle, et need inimesed mõtlevad need asju endale välja. Ja muidugi teeb minu jaoks natukene kurvaks, on see, et väga paljud inimesed, kes on nii-öelda näinud vaeva ja teinud tööd, et seda probleemi nagu esile tuua, aga siis on need kannatajad, need, kellel on nagu reaalne tervisehäda tekkinud. Ja nad ei julge sellest tervisehädast mitte kellelegi rääkida. Ametkondadele, kohalikule omavalitsusele. Nad räägivad seda omakeskis, nad räägivad seda mõningatele usaldusisikutele, kellega nad julgevad rääkida. Aga minna ja öelda avalikult oma näoga, oma nimega, seda nad ei julge teha. Ja vaata, see on see koht, mis teeb minusugustel elu natukene raskeks, et mul oleks oluliselt lihtsam, meil oleks oluliselt lihtsam veenda ka ametkondi, kui need inimesed, kes täna reaalselt kannatavad nende jamade käes, tuleksid ja julgeksid öelda, et neil on tekkinud probleemid. Jah, ma olen nõus, aga kui meditsiiniline läbivaatus tõstab selle probleemi psühholoogiliseks, see on ju selge, mõtleb endale välja haigusi ja jääbki haigeks. Jah, aga mis on siis lahendus, et oleme siis, kus häda on selles, kallid inimesed, kui te seda kuulate, kui mõni teist kuulajatest on ka see, kes seda kannatab, siis see olukord ei lähe paremaks. See olukord läheb teie jaoks hullemaks. Seda ei ütle mina, kui siin Gert Lapimaa, vaid seda ütleb konsultant, kellega on mul väga tihe läbisaamine. Et need olukorrad sellistes keskkondades, need muutuvad inimestele järjest ja järjest raskemini talutavaks. Ja milles see väljendub? See väljendub selles, et kui oletame, et mida oletame? Võtame selle näite, näiteks Tootsi jaam pandi käima septembrikuuses, augusti lõpus hakati seal katsetama ja septembrikuuses. Siis alguses ei olnud võib-olla seal inimestel need
probleemid sellised, oli selline magamatus kerge ja niisugune, see häiritus ei olnud niivõrd intensiivne, kui saab nii öelda. Aga nüüd suheldes Tootsi kandist inimesega, kes on olnud nüüd selles keskkonnas, pidanud elama septembrist kuni siis tänaseni. Hea sõber Toomas on tema nimi, kellega mul on see läbisaamine. Tema räägib, et see läheb järjest, see muutub järjest õrnemaks või kuidagi, see tajumine muutub järjest tugevamaks, et see ei lähe enam nii kaua aega, et sul hakkab vastik ja see vastikus läheb järjest, ta nagu süveneb. Ehk et me räägime siin mingisugusest, kuidas seda nagu, mitte kulmineerumisest, aga see on sellist nagu, kui sul kogub sisse see. See on nagu, ma ei tea, kontaktsete alade tegijad teavad, et kui sa oled saanud hirmsa paugu, siis järgmine kord piisab juba nõrgast koputamisest, et see paugu koht ära märkida ja instinktiivselt sa hakkad seda ka hoidma, võib-olla enda jaoks koguni märkamatult. Ja siin tekib jälle see sama asi, et need inimesed, kes siis selles keskkonnas elab, oota, nüüd ma lähen koju, kas täna on jälle äkki tuul seal alla tuult, oota, kas mul hakkab jälle paha siis? Et siin tekibki juba ka see nii-öelda täiesti vabalt võib tekkida ka see psühholoogiline element, et inimene hakkab kartma oma kodus olla, sest kui mul jälle hakkab nii paha, et mul on migreen selline, et ma pärast oksendan. See ei ole nali, inimesed ka oksendavad nendest peavaludest, mida siis tuugenite all elamine tekitab. Ja mitte ainult täiskasvanud, vaid ka lapsed. Et seal on ka oma psühholoogiline element päris kindlasti sees, et sa ei taha ju minna keskkonda, kui sa tead, sa saad haiget, eks ole, et sa hakkad hoidma ennast, nii nagu see kontaktne ala on, eks ole, ehk et instinkt on see, et sa ei lähe sinna, kus sa haiget saad. Et ütleme nagu, et kui nüüd võtta seda olukorda, et kui inimesed on pandud sellisesse situatsiooni, kus nad peavad kartma oma koju minemist, ma ei tea, kas see liigitub mõne kuriteo alla või kuidas, ma ei oska öelda, see on igatahes minu arust täiesti vastuvõetamatu ja lubamatu. Ja siin ma jõuan nüüd selle kohaliku omavalitsuse vastutuse juurde korraks tagasi. Et on olemas selline asi nagu ettevaatusprintsiip. See oli ka asi, millest ma rääkisin päris esimesel kohtumisel Põhja-Pärnumaa vallas meie nii-öelda rohespetsialistiga. Seltsimees Erich Palm on tema nimi. Ja minu esimene küsimus oli temale see, et kui me laua taha istusime, et kelle huve teie siin esindate täna? Kas need on kohalike elanike huvid või on need arendajate huvid? Tema vastas, et tema esindab kohalike elanike huve. Siis ma tõin välja, et meil on olemas siin sellised päris tõsised kahtlused, näited mujalt maailmast. Tolleks hetkeks ma ei olnud veel tuttavaks saanud saarde inimestega, ma ei teadnud saarde probleemidest veel suurt midagi. Aga ma viitasin tol hetkel välismaa kirjandusele, mida ma olin tolleks hetkeks jõudnud läbi lugeda ja endale selgeks teha, et siin on lahti koorumas päris tõsine probleem. Ja Tootsi saab olema üks selline näide, kust hakkavad suure tõenäosusega inimestel probleemid olema, et see oleks nagu koht, kus siis võiks kasutada seda nii-öelda, teil on olemas, vallal on olemas igasugune, tal on olemas õigus kasutada ettevaatusprintsiipi ettekäändel, et me ei saa minna nende asjadega praegu edasi seniks, kuni me ei tea, mis toimub. Aga mis selle kõige tulemus on olnud see, et see sama seltsimees Palm siis on, võib-olla siin peaks võib-olla tooma sükse kas oli Eesti vanasõna, vist oli, mul on meelde jäänud, et meest hinnatakse tema tegude, mitte sõnade järgi. Ehk et see, kuidas see käitumine on olnud, seltsimees Palmi käitumine on olnud pigem selline, et ta on arendajaid soosiv ja kohalike elanike muresid eitav. See on paraku see on selline mulje on minule isiklikult jäänud, et see on minu isiklik arvamus. Et kahjuks nii on. Ja mis see nagu siis nüüd ametnikena nagu lõpuks tähendab, on see, et tänaseks on siis välja kujunenud Tootsis probleemid inimestel, kuigi see tegelikult on see piiriülene. Konkreetselt Toomas ei ela ju nii-öelda Põhja-Pärnumaa vallas, tema elab Tori vallas. Ehk et see on selline suurema ulatusega mõju, et otsused see jaam rajada võtsid vastu ju Põhja-Pärnumaa valla ametnikud. Seal on ju teie nimed all. Et
mis ma siin nagu selle peale ütlen, et kui täna viiakse läbi neid Tootsi mõõtmisi, mida siis teeb ka Terviseamet, mis siis pidid olema samaväärsed kui Saarde mõõtmised, siis on üsna ilmselge, et tulemused on kõik korras, mingit probleeme ei ole ja inimesed ilmselgelt siis tembeldatakse ka sellisteks võib-olla psüühiliste probleemide all kannatavateks. See on jällegi minu isiklik arvamus, ma kahtlustan, et nii juhtub, need kahtlused olid meil Saarde vallamõõtmiste puhul üleval ja ma arvan, et need kahtlused on põhjendatud ka seekord. Mis ilmnes kogu selle Saarde mõõtmiste käigus oli see, et kui Terviseamet viis need mõõtmiseid läbi, siis see oli väga keeruline. Justkui vald tellis Utilitas, eks ole, kes on siis üks arendajatest, Tuulepealne Maa OÜ vist oli selle veel omakorda mingisugune haru ettevõte. Ja siis lõpuks jõudis see selle Piret Toompere ehk siis Lemma OÜ lauale, kes siis neid asju nagu koordineeris. Ja niisugune väga, väga segane selline kett, et kui kohalik inimene Saardest, ka julgen teda väita sõbraks Veikot, kui ta oli küsinud siis selle ametniku käest, kes neid seadmed üles pani, et kuidas nende mõõtmistega on, kas me saame neid tulemusi näha, siis vastus oli selline, et mõõtmise tulemusi tema tohib avaldada ainult tellijale. Siit tekib nüüd teistpidi küsimus, et kui tellijal on, eks ole, ja sisuliselt anti sellega märku, et tellijal on siis õigus neid avaldada, millal tema soovib. Sest tema on selle tellimuse eest, selle tegevuse eest maksnud ja Terviseamet on siis nii-öelda justkui selle läbiviija. Ja nüüd paratamatult tekib nagu küsimus, et okei, et kui Terviseamet nüüd viib need asju läbi, aga sealt leitakse mingi tulemus, mis on tegelikult üle normi või on, ütleme nii, et arendaja huve rikkuv, aga arendaja ütleb, et tema ei soovi neid tulemusi avaldada. Kas siis Terviseamet varjaks need tervist kahjustavad näiteks tulemused siis kinni, sest et tellija ei ole lubanud neid avaldada. Et minule jääb see on niisugune loogiline küsimus, mis tekib nagu, kui sa nagu hakkad mõtlema nende asjade peale, et tellitakse Terviseametist, makstakse Terviseameti teenuse eest ja Terviseamet avaldab andmeid ainult arendajale. Ja arendajal on õigus siis arendaja ise otsustab, millal ta neid näitab. Terviseamet ei presenteeri neid tulemusi. Arendaja presenteeris need tulemused Saarde vallas. Kes maksis? Arendaja maksis. Arendaja maksis ja Terviseamet tellis. Terviseamet viis läbi mõõtmised, tellis vald ja veel omakorda, see on keeruline, sellest võib-olla räägin, mul ei ole see täpselt lahti kaardistatud, sellest räägime kunagi hiljem. Mõistan. Et selline huvitav skeem on tehtud, kus on justkui jällegi minu isiklik arvamus jälgede segamiseks, et oleks segasem ja tulemus on see, et mina isiklikult neid tulemusi ei usalda. Eks siin ole natuke tegemist ka meil vohava bürokraatia diktatuuriga ja ülereguleerimisega. Sina tohid võt seda teha, aga võt seda siit kõrvalt sina ei tohi teha. Muidu on avastatakse korruptiivsed suhted või kui Eestis või üleüldse. Ja see on jah, minu jaoks hästi kummaline ja tegelikult on see vägagi oluline nüüd mõista, et mis siis saab, kui tegelikult ongi tulemused halvad. Ja Terviseamet vaikib, sest arendaja, kui ütleme siis mitte, ärme ütlesigi arendaja, ütleme, et tellija ei luba neid andmeid avaldada, sest et tema selle töö eest maksnud. Ja ülejäänudel nagu puudub volitus, puudub õigus ja kes mõistab Terviseametis, eks siis peab vaatama, kes töölt lahkuvad. Võib-olla tõesti. Et sellised küsimused paraku tekivad nende mõõtmiste ümber, mis siin täna meil siin tehakse. Hirm on valitsemise vahend
ja kuni siilid on põõsas ja sahistavad, et Gert, pane lapiti, ma tahan näha, kas siin kinni ka pannakse. Seni ei juhtu mitte midagi, kui inimesed ei julge põõsast välja tulla. Hirm on valitsemise vahend, ei väsi ma kordamast. Seda ütles muide herr doktor Viktor Vassiljev mulle. Siin koha peal võib-olla natukene tooks sellist positiivsust ka siia mängu, sellesse vohavasse negatiivsusesse, et et kui te inimesed arvate, et mis mina väikene inimene, mida mina teha suudan, siis tegelikult suudate küll. Suudate vägagi hästi. Et tänaseks hetkeks on siis kokku 9 sellist valda, kus on tuugenitööstuse planeeringud kas lõpetatud või siis liiguvad selles suunas. Ma loeksin need valla nimekesed ette. Need on Kose, Raasiku, Viljandi, Vinni, Mulgi, Rapla, Järva, Põhja-Sakala ja Põltsamaa. Seal on nüüd erinevates faasides need asjad, kõigis ei ole see lõpetatud, aga protsess justkui liigub selles suunas. Ja kuidas on see olukord selliseks kujunenud, et osad vallad on sellise seisukoha võtnud. See on inimeste, aktiivsete inimeste, see on teie töö tegelikult, see on tänu teile, kes te olete julenud välja tulla ja öelda. Ehk et siin on tulemused on olemas. Ja minu üleskutse siin ongi inimestel, et palun ärgake üles, ärge kartke. Sest kui see asi läbi läheb ja teie kodukeskkond ära rikutakse, teie elamiskõlbmatuks, teie kodud muudetakse, siis seda tagasi keerata on oluliselt raskem. Täna on selline olukord, kus hakkavad ka toimuma varsti kohalikud omavalitsuse need valimised. Need on siis sügisel, oktoobris, kui ma ei eksi, ma ei ole selle poliitikuga väga kursis, aga praegu on just väga õige aeg sellist oma ikkagi seisukohtadega välja tulla ja et kui teil ei ole päris täpset teadmisi, et mis olukorras teil ühes või teises vallas nende planeeringutega, sõltub siis millises kohalikus omavalitsuses te kuulajad vaatajad olete, et mis seisus teil need olukorrad on ja kus kohast algust teha, siis ma pean reklaamima siin natukene. On sükene tore MTÜ-kene nagu MTÜ Loodusinimeste eest ja seal on üks väga asjalik naisterahvas nimega Maarja Maranik, kes ma julgeks võib-olla väita, et ta on üks paremini informeeritud eraisikuid Eestis, kellel on ülevaade, mis toimub erinevates Eesti valdades ja millised on nende arenguetapid või need protsessid seal parasjagu, mis seisus seal on. Ja selles MTÜs on ka välja toodud võimalikud tegevused, mida siis inimesed tegema peaksid, kuhu poole pöörduma, mis küsimusi esitada ja nii edasi. Et selleks on Facebooki leht olemas, kus kohas saab sellele informatsioonile ligi. Ja kui vaja, siis saate ka võtta täitsa otseühendust siis Maarjaga. Tema on see, kes on ennast vägagi korralikult selle teemaga kurssi viinud ja ta oskab kindlasti teie küsimustele vastata, kui teil neid tekib. Ja teil kindlasti tekib neid, kui te sinna poole pöördute. Nii et inimesed ärgake, ärge kartke. Hirm on see, millega teid juhtida püütakse ja see on asjata, ei ole mõtet karta. Üks küsimus. Sa lugesid ette 9 kohanime, oli 9. Ma nii vaimu silmas kujutasin ette, mul väga kahju, et ei ole see Eesti kaart, mis on sinu vasakul käel mul silme ees. Ma kujutasin ette, kus need Eestis asuvad ja miks just seal tegutsetakse. See on vandenõu teoreetiline osa. Kas sa oled kursis ka mõõtmistega, mis kinnitavad, et need punktid asuvad kõik vajalike tuulekoridoride peal? Ma tean näiteks, et Lüganuse kandis on väga hea tuule suhtes, aga ma ei tea rohkemat. Ei, asi, millega ei ole kursis, on need tuulekaardid, kus kohas täpsemalt need tuulekesed puhuvad. Tean vaid seda, mida ma saan öelda, on see, et põhjus, miks meil tahetakse rajada nii kõrgeid neid tuugeneid, ongi just sellepärast, et kõrgemates kihtides on need tuulekesed seal paremad. Kindlasti, kõrgemal on tuult vägevalt. Et madalamaid sellepärast ka meile ei tasu lihtsalt paigaldada sellel põhjusel, et kui on veel metsakene, seal tekivad mingisugused turbulentsikesed, mis omakorda takistavad siis ja häirivad siis selle tuugenikese tööd. Et mida kõrgem, seda parem väidetavalt on see tootlikkus. Jah, ja mida peaksid nüüd tegema head vaatajad, kuulajad ja kogu ülejäänud seltskond mõeldes
tiirlevate labade peale tasuks endale selgeks teha joon ja nurkkiiruse mõisted. Need on kasulikud asjad, isegi autoga kurvi läbides. Üks küsimus veel. Kindlasti on olemas statistika, kui palju tuugeneid läheb katki selles mõttes, et põlema või kukub ümber või labad tulevad küljest. Ja see statistika, milliste alade arvestuses, kui see on olemas, on tehtud? Teate, härra Leppa, see statistika on täitsa olemas. Ma olen sellist asja isegi näinud, aga vaata nüüd ei oska praegu ilma ettevalmistuseta seda siin rääkida. See on olemas labade eluea kohta, see on olemas. Mitte eluiga, vaid kokkukukkumised, no nii-öelda tuugenkatastroofen. Ja vot selle kohta hetkel ei oska öelda. Küll ma olen näinud sellist materjali, kus on välja toodud, millise on see rikke võimalus on, kui sagedasti juhtub probleem või kui sagedasti vajab üks või teine asi mingisugust sekkumist. Ja kui ma õigesti mäletan, kõige töökindlam vist oli see mootori osa. No mis on loogiline tegelikult? On küll, aga kui me võtame näiteks niisuguse kena paikkonna nagu Oklahoma, seal peaks olema nii tuugeneid kui tornaadosid. Usun, et tornaado on võimeline lõhkuma tuugeneid. Kas need purunemised, no ma tean, ma ei saa sinult praegu vastust, aga kui need lähevad statistikasse sisse, siis see ei ole päris õige, eks ole. See ei ole päris õige, eks ole. Ei ole. See on ju see force majeure, me ei saa seda. Juba sinna ehitamine ei ole õige. Seda küll, jah. Jah, sellele küsimusele tõepoolest ei oska vastata, kui palju selliseid juhtub, aga sellisest keskkonnast nagu YouTube leiab üsna tihti niisuguseid ilusaid videoid, kus need rõbendused kokku kukuvad. Jah, ja taust ära võtta, et ei ole näha, et tegemist on tornaadoga, et seal lendab igasugu muud kraami ka õhus peale tuugeni. See on lihtne asi. Praegu see AI, mille üle nii uhke ollakse, valetati enne, mis valetati, aga nüüd juba 100-kordselt. Jah, häbi ka ei ole. Ja mida võib-olla saab siis mainida ka nende tuugenite süttimise koha pealt, eriti mis puudutab labasid, et mismoodi see kuramuse laba süttib. Kõlab ju uskumatult, eks ole. Kuidas saab laba süttida? Saab ühest otsast süttida küll, kui siin juba põleb. Jah, aga kuidas ta sealt põlema läheb? Mootor ju. Või rotor. Seal on nüüd sükene, kuidas ütleme, et huvitav nähtus tekib nagu staatiline elekter. Kuna ta läbistab õhku, eks ole, siis tekib seal nagu osakeste laadimine ja sellest oskas väga hästi Rene Liiver rääkida, kes on ka meil, tema on raadiomees ja ta oskas ka selgitada, ta jagas ka informatsiooni selle kohta, kuidas isegi videot on näha, mismoodi siis tuugenitel juhitakse, maandatakse ära seda nii-öelda staatilist elektrit. Ja väidetavalt on see laba süttimine siis suure tõenäosusega seotud sellega, kui need maanduskaablid või mis iganes sealt seest läheb mõne koha pealt, sealt ütleme keskelt, kas korodeerub läbi või kuidagi läheb katki ja see sädelus hakkab siis toimuma selle katki läinud koha vahel ja see siis kuumutab ja see siis tekitab selle süttimise, kus siis laba läheb põlema. Ta on ise ju klaaskiud, eks ole, karboon, mis iganes, süsinikkiud ja siis see suur epoksiilvaik ja ega seal väga palju vist vaja ei ole, kui see läheb ja siis ta põleb. Keset lava on tulekahju, et väga kummaline, eks ole. Aga võib-olla on ka mõni teine põhjus seal, et see ei ole ka välistatud. Nii et siin koha peal tegelikult võtaks natukene nüüd Terviseameti poole. Ma mõtlesin seda, et saime vastuse ka Mariann Härmalt küsimustele, kui MTÜ saatis küsimuse seoses nende mõõtmistega, et miks meid ei olnud kaasatud. Meil oli soov MTÜ-na olla korrakski juures, et näha, mismoodi see tegevus välja näeb Sopi-Tootsis, et millised aparaate kasutatakse. Meile lubati seda kaasamist, aga juhtus nii, et ei olnud
sest et tellija on arendaja ja arendaja ise otsustab, kes seal mõõtmiste juures on ja kes seal mõõtmiste juures ei ole. Aga vastus oli siis selline, et mis me siis saime sealt nii, et Sopi-Tootsi mõõtmised ei ole teadusuuring ning sellest tulenevalt ei saa ka meie selliseid ootusi sellele uuringule panna. Tegemist on tavapärase mõõtmise tellimusega, mille eesmärk on fikseerida müratasemed ning hinnata, kas tuulepargi tegevus vastab kehtivatele õigusnormidele. Samamoodi nagu seda tehti Saardes. Tähendab, see ei ole teadusuuring, see on juriidiline uuring. Jah, täpselt nii. Nii, läheb edasi. Selle mõõtmise tulemuste põhjal saab teha otsuse, kas tuulepargi töös on vaja midagi muuta, et see vastaks seaduses sätestatule. Küll aga ei saa nende andmete põhjal teha järeldusi inimeste tervisemõjude kohta, hinnata müra ohtlikkust või ohutust ega teha otsuseid seaduste muutmise osas. Nii, nüüd ma võtan, demagoogitsen natuke, tohib ju küll. Oli hiljuti lugu, et Prantsusmaal Kotkas olla saanud tuugenil paugu ja juriidiline mehhanism läks käiku, et koristame tuugenid ära. Paralleelselt peaaegu sellega, see oli mõned päevad tagasi, ilmus lugu, ma ei mäleta, mis väljaandes, kus väideti, et kole palju linnukesi lendab inimestel aknasse, saab seal surma. Et neid on kohe nii palju, et võtke tarvitusele meetmed, puurige aknaraami sisse augud, tõmmake mustad nöörid peale, siis linnuke näeb, et sealt ei saa lennata. Kus siis nüüd linnukesi rohkem surma saab, kas aknaklaasis või see üks Kotkas, see on muidugi suur lind, aga 10 igasugused siukesed siutsräutsikad, see on ju ka omaette kahju. Jah, vot jällegi teema, millesse mina isiklikult ei ole süvenenud, see on looduskaitseline teema. Pean tunnistama, et võiks olla kursis sellega, aga paraku ei ole. Aga kas siis tuleks teatud aladel aknad ära keelata? No jah, see nüüd on... Lähme siit rahumeeli edasi. Ma arvan ka, et ma ei oska sellele küsimusele vastata, aga ma saan jah mõttest aru. Et Jaaro, mul on pandud siia märksõna Jaaro. Me oleme sellest ka eelmised korralt rääkinud, mida see täpselt tähendab. See on International Acoustic Research Organization. Tuli idee eelmise aasta lõpus, et telliks Jaarolt eksperthinnangu Põhja-Pärnumaa KSH müra peatüki kohta, et kui hästi see peatükk on koostatud ja kas see on ekspertidele, kas see kannatab siis nii-öelda kriitikat ja nii edasi. Et kas sellega saab nagu sõita. Tellisime hinnangu ära, hinnang tuli kohale, panime selle Põhja-Pärnumaa vallas ka oma vastusena üles, et me ei ole selle KSH-ga nõus, me ei saa aktsepteerida seda lähenemist, mida on kasutatud siis müra modelleerimiseks ja nii edasi. Siis tuli mingi hetke pärast meile sealt, muidugi Põhja-Pärnumaa valla siis kohalik omavalitsus oli selle koha pealt mingi hetk oli nõutu, vaip oli just kui jalge alt ära tõmmatud, sest et nad ei saanud nüüd aru, mida teha tuleb. Kirjutati ühte ministeeriumisse, teise ministeeriumisse ja oodati siis vastust. Ja muidugi vastus tuli. Ja vastus tuli selline, et tegemist on ikkagi ei ole pädeva asutusega. Vastajaks hetkel ei oska öelda üks mingitest ametnikest ilmselt. Aga kummaliseks teeb selle asjaolu see, et see on antud ekspertide poolt välja. Inimesed, kes on akustikud, kes on ka meditsiinilise taustaga, kes on selle eksperthinnagu kokku kirjutanud. Et kuidas saab olla nii, et meil on ametkonnas tööl ametnik, oletame, et ta sai võib-olla aasta aega tagasi sai sinna ametisse.
kas ta on nüüd akustikaekspert, kas ta on nüüd meditsiini alal ekspert, kes oskab öelda, et see või kes oskab anda hinnangu selle eksperthinnangu kvaliteedile. Ma sügavalt kahtlen selles. Loomulikult selles eksperthinnangu antud vastuses oli ka toodud välja üsna kummaline väide, et mis ei olnud absoluutselt selles eksperthinnangus välja toodud. Et justkui, et igasugune infraheli mõjub tervisele halvasti, on halb. See oli lausvale, sellele sai ka küsitud siis selgitust, et miks te olete niimoodi oma selles arvamuses avaldanud, mille olete te ka saatnud edasi valda ja andnud täiesti eksliku, kuidas öelda, hinnangu oma nii-öelda vastusega siis vallale andnud justkui nagu signaali, et kõik oleks justkui korras, et võib nagu edasi minna, kuigi tegelikult midagi sellist ei ole. Tuli vastus selle küsimuse peale siis, et me võime, et seda, lugedes seda raportit, me võime jõuda sellise järelduseni siit. Et noh, see on, et teie jõuate selle järelduseni, aga mina ei jõua sellise järelduseni. Paljud teised inimesed ka ei jõua sellise järelduseni. Et kes on nüüd see inimene, kes sellise järelduseni jõudis ja andis nüüd nii-öelda omapoolse siis signaali vallale, et justkui kõik on korras. Et selle teemaga tuleb veel tõsisemalt tegeleda, hetkel ei ole jõudnud, aga rattad selles suunas pöörlevad, nii et jah. Jälle dokumendid, üks on öelnud seda, teine on öelnud seda, paberid on olemas niimoodi, et võib ju näidata, näed, siin on see kirjas, näed, siin on see kirjas, aga vanal hallil ajal toimusid samasugused arutelud ikka poe taga ja üks ütles ühte ja teine ütles teist ja kust me saame kätte. No ma ei tea, inimkatseid me ju teha ei saa. Vabandust, härra Leppa, kurat võtaks. Meil on olemas saardes kimpude viisi inimesi, kellel on tänaseks probleemid tekkinud. Kui see ei ole ka mitte mingi argument, et kuidagigi moodi, ma ei tea, panna kokku mingisugune ekspertgrupp või ekspertkomisjon. Jumal hoidku, Eestis on olemas tarku inimesi, teadlasi, arste, aga mitte kuskilt ei paista olema seda huvi, et välja selgitada, mis siis on olemas, mis siis on see probleem, mis siis nendel saarde inimestel seal siis viga on. Et milles siis asi on? Ei, Nocebo. Selle Noceboga on üks huvitav asi, et kui me tahame läheneda asjadele teaduslikult, siis lihtsalt öeldes, et see on Nocebo efekt, see ei ole teaduslik. Ametnikud, ma räägin teile praegu seda selles mõttes, et kui te tahate väita, et saarde inimesed mõtlevad endale probleemid välja, siis see tuleks kuidagimoodi teaduslikult tõendada. Näiteks konsultant Dr. Pereira tõi mulle konkreetse näite, kuidas on võimalik teha kindlaks, et on tegemist nocebo efektiga. Naisterahvastel on teatavasti selline omadus jääda rasedaks. Ja mõningatel juhtuda võib juhtuda nii, et naisterahvas arvab, et ta on rase. Kõik sümptomid on olemas, nagu rasedal naisterahval. Kõik mingisugused muutused kehas hakkavad juba andma märku, et justkui olekski. Et fantoomrasedus. Põhimõtteliselt võib seda ka vist niimoodi nimetada. Ja mis on siis see teaduslik tõendus, et see naisterahvas ei ole rase? Selleks on olemas ultraheli aparaat, millega tehakse kindlaks, kas on loode või ei ole loode. Ja kui loodet ei ole, siis tegemist on nocebo efektiga, ehk et inimene kujutab endale ette. Täna sellist ultraheli aparaati jutumärkides saarde inimeste puhul ei ole kasutatud, aga öeldakse, et neil on nocebo efekt. Ehk et see on ebateaduslik lähenemine meie ametkondade poolt. Et jällegi, me räägime, et me oleme teaduslikud, usume teadust kõik. Jumal, ma ei kannata enam seda sõnagi enam välja, et usume teadust. See on teadus põhinebki kahtlusel. Pidevalt edasi liikumisel. Kui sul on kahtlus, sa uurid edasi, sa lähed edasi, sa ei usu midagi, vaid sa jälgid, sa esitad hüpoteesi, sa vaatad ja kontrollid seda, kas see vastab tõele või mitte. Täna näiteks saarde puhul seda ei ole, meil lihtsalt visatakse kinnas letti ja kõik te olete lolliks näinud. Aga kui ma demagoogitseksin taas, pannakse tuugen, tuul puhub,
siin elavad inimesed ja pärast tuugeni püstitamist tekkis neil kummalisi sündroome. Noh, massiliselt. Kas siin seda seost võiks uurida, võiks vähemalt uurida, eks ole, et noh, et kui me ei hakka kohe jooksma järeldusi tegema, aga et tekikski mingisugune uurimine, noh, näiteks see järelevalvemenetlus nii-öelda, mida justkui algatati Saarde valla poolt, sinna ei kaasatud mitte ühtegi inimest, et küsitud, mis nende tervisega on. Tehti ainult, kontrolliti seda sama, mida ma ette lugesin siin, seda mõõtmise asja. Täpselt samamoodi nagu Saarde, noh, nii nagu Tootsis täna tehakse. Vaadatakse, kas ta nende kehtivate normidega on siis kooskõlas. No me saaksime võtta... Aga see, mis inimesel on, see ei ole üldse nagu oluline. Me saaksime võtta kontrollgrupi inimesi. Ehitada vangla, mille ühel küljel ei ole ühtegi akent, panna inimesed sisse ja öelda, et seal on tuugenid, tead, impulsmüra ja mis sa kõik rääkisid, et see tuleb ja vaadata, kas jäävad tõbiseks või ei jää. Väga huvitav katse tehti, kas see oli Inglismaal või oli see Ameerikas? Äkki oli see Shirley Windfarm, ühesõnaga ma ei mäleta enam detaile, aga see nüanss oli selline, et tütarlaps, kes siis oli kodus, ta luges raamatut ja kui ta käest küsiti, et kas, ta ei teadnud, ta ei näinud aknast välja, küsiti, et kas sa praegu tunned midagi. Ütles, et ei, praegu tuugen seisab. Tuugen käima läks, oli samamoodi, luges raamatut, nüüd tuugen töötab. Ilma, et tal oleks olnud silmsidet või kontakti või kuidagi teadmist, et kas see tuugen töötab või mitte. Ehk et see tunnetuslikult on ikkagi olemas, et selline asi on mingil moel juba nagu niimoodi tehtud. Vähemalt mul on meeles selline nüanss ühest materjalist, mida ma olen lugenud. Absurdne oletus siia juurde, ta istub, loeb raamatut, keerab lehte, aga leht võbiseb seekord. No. See lehevõbin on näiteks väga huvitav, kui on väga tugevad sellised impulsmüra löögid näiteks. Olete näiteks, kui keegi on käinud lasketiirus, kui hoiate paberlehte käes, oled käes niimoodi, siis sa tunned läbi selle püssipaugu löögi, läbi selle paberlehe. Et see on nagu, see on hämmastav, kui tugev see tegelikult on. Ja kui sa oled ilma seda paberlehte käes ei hoia, siis sa ei saa justkui nagu midagi aru, eks ole. Kui on hea passivõim, siis oma tekstiraamatu lehte keerates saab sellest aru küll, et on hea passivõim. Okei, et see võimalik. Aga mis siis on veel, et jah, nendest Tootsi mõõtmistest, mida siis täna meile varsti ilmselt hakatakse presenteerima, väga suure tõenäosusega öeldakse, et kõik on korras. Ja mis minu puhul teeb selle kõik üsnagi küsitavaks, on see salatsemine. See, et ei juleta kaasata siis need kohalike kogukondade inimesi, kes siis saaksid nagu kuidagi moodi anda sellele, ma ei tea, legitiimsuse või öelda, et need on tõesti tehtud ikkagi korrektselt. Täna on järjekordselt olukord, kus mõõdeti, mida mõõdeti, millega mõõdeti, kes siis täpselt mõõtis ja millal mõõtis. Kas tuugenid töötasid, kas nad seisid või olid tuugenid hoopis mingisuguse vaikse režiimi peale pandud, nagu meile rääkis siin ühel konverentsil Vestase müügijuht Jaana oli tema eesnimi, perenime ma ei mäleta, kes on Saaremaalt pärit, ütles, et on võimalik tuugenitele reguleerida mürataset, et panna vaiksema režiimi peale tööle. Küll see tähendab seda, et tuugeni elektrienergia tootlikkus langeb, aga tema müra emiteerimine või siis paiskumine on väiksem. Et millist režiimi siis kasutatakse samal ajal mõõtmiste ajal Sopitootsis, me ei tea seda. Me peame usaldama siis seda, mis meile siis ette öeldakse, mida meile siis arendaja suvatseb siis lubada avaldada. Et inimesed, ma arvan, et te saate aru, millele ma vihjan, et selliseid asju paraku ei saa usaldada. Et mida siis teha, mis siis on ettepanek, et kui on selline probleem, Kärt, et mida sa vingud siin, eks ole, et tee siis midagi. Ja, pane serviti ja me põõsast vaatame. Kuidas öeldakse, et kannatlikkus pidi voorus olema?
elame-näeme. Jah, see oli täna kaunikesti kokkuvõtlik lähenemine ja ikkagi me taandume selle peale, et on üksik, ütleme niimoodi, võitlejad, need, kes ei karda ja kelle poole vaadatakse, et noh, tee ära, ma siis võib-olla tulen paraadile ka, aga praegu ma tahan näha, mis sul välja tuleb ja mis sul välja ei tule. Loomulikult võib siin vaielda niipidi ja naapidi. Üks mees, kes teab üksjagu palju, on Harri Raudvere, aga tema on Saaremaal mu teada ja me pole suuremat temaga suhelnud, no rääkimata, et sel teemal nüüd suhelnud, aga ma tean, et ta hiljuti tuli välja jälle üks vestlus, Peeter Proos vist korraldas. Ja ta mainis, et ta sellise asja tegi, jah, me rääkisime sellest ühel üritusel, kui Peetriga sai koos oldud, jah. Ma vaatasin seda vestlust ja kui see nüüd võimendada koosoleku suuruseks, siis tekitaks selline koosolek kohutavalt palju lärmi, aga midagi selget ei ole. See on võib-olla julmalt öeldud, aga igal koosolekul teatud hulk inimesi tõuseb, võtab sõna selleks, et eputada, kui tark mina olen ja natukene bluffida ka, et ma olen ikka palju targem, kui ma välja näitan. See on üks ära neetud oht. Ja samas, kui keegi, no ka sinul olid täna saates lõigud, mille kohta nii mõnigi võib öelda, et mis ta nüüd siukest lolli juttu räägib, ma ei saanud midagi aru, sest loll on reeglina rääkija, mitte see, kes aru ei saa. Eks ole. Kuidas siit edasi minna? Fakt on see, et kui me võtame arendaja, kes, ma ei oska siia midagi muud tuua, kui paralleeli prügimägede või prügilate ehitusega, mille kohta aastakümnete eest oli juba, ma olin ka ühes mingisuguses volikogus Nõmmel ja sai arutatud, et need ei tohi olla erafirmade käes. Et erafirma ei tee korralikku põhja, teeb nii nagu odavamalt saab, et rohkem raha läheks kasumisse. Ja kui 10 aasta pärast see põhi läbi vajub või aasta pärast või kohe, siis seda firmat enam ei ole. Asjad on edasi müüdud sellele, teisele, kolmandale. Kõik, kes tegid, on kadunud. Ja võt see on nüüd ka üks kummaline vorm, mille puhul võiks küsida, kas kui keegi oma tegevuse või tegevusetusega, et ei tee prügilale põhja, rikub ära kogu meie põhjavee, kas see on kuritegu või ei ole kuritegu? Kas, kui teatud sektoris inimesed kipuvad oma sündroomide ja notsebode käes vaevlema, kuidas me hindame sellist tegevust, eriti kui materjalid on niisugused, et jaa, ma näen, no see ei tee veel midagi, no las olla. No meil on ju teisi näiteid ka, meil on terve hulk asju, mille kohta kirjutatakse, et see on kahjulik, ikka on müügil. Mida me peaksime tegema selle elukaga, kes kutsub end hellitavalt homo sapiens sapiensiks? Olgu see niisugune retooriline küsimus. Mida me tahame praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus elus ja üldises kasus? Me tahaks, ma võtan seda praegu täiesti enda seisukohast, enda laste, mõeldes enda lastele. Ma tahan, et neil oleks võimalus minna elama maale,
ma tahan, et neil oleks võimalus kasvatada oma toitu. ma tahan, et neil oleks võimalus loodusega kuidagimoodi saada aru, et meil on loodust vaja rohkem, kui loodusel on meid vaja. Kui meil loodust enam ei ole, siis ei ole ka meid. Et tekiks selline austus meie elukeskkonna, meie kodude, meie ümbritseva suhtes. Linn ei ole ega hakka olema kunagi kodu. Korter, vabandust, kui ma võib-olla kedagi solvan, aga seda ei saa nimetada koduks, see on võib-olla koht, kus sa käid magamas. Kodu on ikkagi seal, kus on maa, kus on puu, kus on võib-olla oja, võib-olla jõgi. Ja kui selline tegevus, mida meil täna siin tehakse, et kes vastutab ja ütleme sellised tegevused, mis rikuvad ära kogu sellise elukeskkonna, väga suure tõenäosusega panevad meil põhjaveed siin, ka see tuugenite tegevus võib rikkuda ära põhjaveed oma igasuguste heidetega siin bisfenool A näol. Ja siin on ka muud komponendid, millest ma kuulsin alles mõned päevad tagasi. Kallis proua mul viitas sellele, mis on veel rohkem levinud ja tõsisem probleem sellele nii-öelda keskkonnale, kui seda ütlekse meil see CO2, oluliselt mürgisem asi, mida on oluliselt rohkem, mida leitakse juba loomadest, et toiduks mõeldud loomadest, siis me peame suutma, tänane minu tegevus on püüda pidurdada seda hullumeelset lõhkumist, seda hullumeelset hävitamist, sellist justkui üleolevat suhtumist meie ümbritsevasse. Veel kord, meil on loodust rohkem vaja kui loodusel meid, inimesi. Aga kui raha ütleb, et tõmmake see loodus maha ja tulevad ka... Varem või hiljem loodus võidab. Seda kindlasti. Kui sellest aru ei saa, siis midagi teha ei ole, siis te olete lihtsalt rumalad, lollid. See oli nüüd sinu kaitsestrateegia. Strateegia selles mõttes, et strateegilised otsused on sihitud kindlale eesmärgile. Taktikalised vahendid, nagu ma aru saan, eile sa tegid rasket füüsilist tööd, see on taktikaline vahend. Et inimesed peaksid põõsast välja tulema, peavad, kui nad tahavad elada ja moodustama ühiskonna, mida meil praegu ei ole. Ja kui tekib neil küsimusi veel kord, on olemas täiesti, ma mainisin siin proua Maraniku nime, Maarja nime. Tema on üks selline, kes saab juhendada, tal on selles mõttes vägagi hästi paika pandud kogu see, nii-öelda see inglise keeles on selline flowchart või, see ei ole, mis tegevused sa pead tegema, kuidas sa valda kirjutad, mida sa pead teadma, mida sa pead küsima, kuidas selle loodusega need asjad on seotud. Ehk et materjalid on olemas, et ainult on vaja inimesi ja tahet. Töö on ees juba ära tehtud. Tuleb võtta üle see ja minna oma valla ametnike juurde ja panna nad nii-öelda sellisesse olukorda, kus nad peavad hakkama küsimustele vastama. Sa eraldad praegu ametnikud rahvast. Nagu mingi tingansih, nemad on ametnikud, nemad on teistsugused ja kusagil on veel keegi riik, kes ütleb ametnikule jookse poega, jõua poega. Nii paraku on. Õnneks on ka nende ametnike hulgas inimesi. On küll, aga see paraku ei kehti iga valla kohta. Täna ma lugesin ühte inglisekeelset artiklit sellest, et Euroopas müüdavad veinid on kõik säilitusainete ja muu keemiaga kihva keeratud. Praktiliselt kõik. Aga see on ametnike loal. Ametnik annab loa siis, kui kuskilt tuleb poliitiline otsus. Nii on. Ega selles mõttes see poliitiline otsus kõlas läbi ka... ma võin sellest rääkida. See kõlas läbi ka, kui sai kohtutud Terviseametis Marianne Härmaga. Et kui tuleb poliitiline otsus, siis nii on.
jah, siis me ei ole enam kommunistid, siis me oleme kapitalistid. Ja seesama asi tänasel hetkel kajastub läbi ka Terviseameti suhtumises ja käitumises meiega. See peab läbi kostuma kõigi ametkondade suhtumises ja käitumises, sest see, olgu ta nii hull või tahes, see olla ju riigi alus, aga ma arvan, et ärme nii kaugele täna lähe. Head kuulajad, vaatajad, arusaajad, arusaamatuses vaevlejad. Täna Gert Lapimaaga paneme 3 punkti. Ole tänatud, Gert, ja meie püha sõda läheb edasi.